hästi. Wobblerite osa, et nendega vist läheb sama palju aega kui pöörlevatega, aga neid tuleb igal juhul puudutada ja põhjalikumalt, sest põhiliselt ma hetkel püüangi wobbleritega ja põhiliselt ma püüan Randotuisu omadega. Et ajaloost natuke pöörlevatele lisaks vaatasin, et seal rahvas püüab suuremaid kala enamasti wobbleriga ja väga paljud püüavad wobbleriga ja tundus, et peaks ka. Siis ma otsustasin, et ma hangin mõned ja esimesed wobblerid, mis ma ostsin, olid, ma arvan, et need olid Age wobblerid, et mul oli neid kunagi, no nüüd on 2 tükki, need on uuemad, aga oli 4 tükki ja need jäid kohati kinni, kohati oli see veetase oli selline, et mul jäid landid põhja kinni. See lant, mis väga hästi mängis ja tegelikult oleks võinud juba mind ammu wobblerit juurde viia, et sellega oli see probleem, et selle ma viskasin kohe ühele saarekesele kinni ja vesi oli kõrge ja külm, seda ma kätte ei saanud. Ja siis see vähendas natuke wobbleri usku, et ei osanud neid mängitada ja ei saanud nende püüdmisega hakkama. Mingi aeg hiljem ma vaatasin, et peaks ikka jätkama. Siis ma sain sellise Live Targeti wobbleri. Sellega, neid oli isegi Voblas saada tegelikult ja oli mingi soodushinnaga. Aga kui ma selle ostsin, see maksis ka üle 10 euro ja kui ma seal alguses püüdsin, siis see oli ikkagi kallis lant. Ehk tundus selline, et see toob kala ise veest välja ja praeb ära ja teeb kõik muud asjad ka. Et ma selle võtsin soovituste järgi ja kalaga oli nii, et ma sain sellega ühe väikse haugi kätte, mul läks 2 forelli otsast, aga mingit edu selle landiga mul ei olnud. Tagantjärele öeldes, et Norras sellega oli nii, et kuna forell võttis luukaritsat palju, siis seda wobblerit võttis ta küll ja sellega on saadud nüüd Norrast üks täitsa kena kala. Aga ka ma kasutan seda üsna vähe ja just sama asi, et väiksed konksud ja siit kala läheb üsna lihtsalt minema, et huvitav ongi see, et kui konksud on väiksed siis ja pehmed ka, siis tegelikult kala otsas hästi ei püsi. Vot, aga kuna sellega oli ka see lugu, et ega ma sellega ka hästi kätte neid ei saanud, siis kadus usk ära. Nüüd järjekorras ma vist selle ostsin ka kunagi Jagdhofist ostsin ja see on Nils Masteri wobbler. Ja vaat see on huvitav wobbler, et seda ma kunagi kasutasin, nägin, kuidas kalad sellest põgenesid, isegi viskasin niimoodi, et kala ei saanud mind näha, kerisin mööda, tuusti alt kala panin vastassuunas kohe minema, kui see mööda oli läinud, et midagi ma kas väga valesti tegin, igatahes ei tea. Nüüd, kui ma olen wobbleritega omajagu püüdnud ja kala ka saanud, siis ma katsetasin seda uuesti, ma katsetasin seda Põhja-Rootsis ja seal oli ikka nii, et iga landiga põhimõtteliselt iga vise või teine vise oli kala. Selle landiga ma kala ei saanud, ma ei saanud isegi võttu mitte, nii et ma ei tea, mis selle landi mängitamise juures peaks teistmoodi tegema või mis selle kalale ei meeldi. Igal juhul ma ei ole selle landiga isegi ühtegi võttu saanud. Jällegi, keegi kindlasti oskab sellega püüda, millegi jaoks ta tehtud on. Ja läheme ajaloost edasi. Selline lant, siuke piisikene, väriseb, tuleb ja sellega ma isegi olen kala püüdnud. Et ta, olgem ausad, et mul sellesse lanti, ma ei tea, kas on usku või mitte, aga siuke pisike, võrisev, ärev lant. Et sellega ma olen saanud Eestis jões ühe sellise natukene alla kilo vikerforelli. Ja see oli äge, aga ma ei olnud temaga jälle ei ole püüdnud. Et tulid teised landid peale ja nagu eraldi põhjust ei olnud, et võib-olla ma katsetan. Mida mul ei ole, ma näen, et mul ei ole siin ühtegi Hornetit praegu valikus, aga Hornetil on ka oma aeg, oma koht. Ja mul vist ei olegi hetkel praegu ühtegi. Igal juhul on see, et kui keegi wobbleriga püüdma hakkab, siis Hornet on ka üks selline wobbler, millega võiks katsetada. Nüüd kõigepealt wobbleritest, mis mul on olemas ja millega ma väga ei püüa.
võib-olla hakkan kunagi ka püüdma. See maksis ka üsna palju, vist. Pole ühtegi kala saanud, pole väga püüdnud ka. Siis selline, oli üks kolmik on tagant juba puudu, et oli vaja teravamat kolmikut ja siis ma võtsin selle oma ära. Hästi siuke hõbedase helgiga odav wobbler, see maksis mingi 3 millegiga. China teema vist mingisugune, või noh, kes teab, kus ta pärit, et ma ostsin mingisugusest väiksest kalapoest. Ja see ka viskab väga hästi hõbedast helki, mängib, ma olen näinud, kuidas sellega isegi üks kala saadakse. Mina sellega kala saanud, äkki olen ka, aga võib-olla ei ole ka. Et tegelikult ma olen loopinud sellega siukses kohas, kus ma tean, et oli kala ja palju kala ja igal juhul see mul seisab ja ega ta püügiaega vist enam ei saa. Sama lugu on väikse kõrisevaga, see on Yokozuna oma peaks olema. Et näeb välja normaalne, tuleb nagu ikkagi klassikaline selline wobbler, mängib sellise võnkega, suht ka siuke sügavuse poole pealt nii ja naa, et noh, kuuliksed on, kõriseb. Sellega on võimalik kala saada, jälle ma olen sellega püüdnud, pole väga edukas olnud, noh, tõenäoliselt püügiaega ka vähe saanud. Ehk kunagi võib-olla püüan, et võib-olla hakkab laps kunagi püüdma, siis talle hea edasi anda. Nii, wobbleritest, mida ma olen veel katsetanud ja vähe kala saanud. Väga äge wobbler on see Kallha oma. Et noh, neil on siin igasuguseid värve, tegelikult toodangud ja mis on lahe, see lant mängib küljega natukene selliselt, nagu oleks unna otsas kala. Näiteks kui paned kala otsa, siis ta hakkab seal unna otsas ujuma, näeb lahedalt vigane välja, mängib väga ägedalt. Et probleem on nüüd selles, et ma olen sellega väga palju võtte saanud. Selle kohta, kui palju ma püüdnud olen, ega ma taga väga palju ei püüa, aga võtte on olnud ja suurte kalade võtte, väiksemate kalade võtte ja ma ei ole sellega vist, ma mõtlen, kas ma forelli kätte olen saanud, haugi olen küll saanud, täitsa ilus haugi sain kätte, aga haugiga ka. Kõigepealt võttis haug mööda või no lõi seda lanti ja järgmisel korral jäi otsa. Nii et millegi pärast minul ei jää kalad selle landi otsa. Ja ma ei tea miks, aga midagi jälle võib-olla peaks teistmoodi tegema, aga kalale see lant hullult meeldib, just ründamise mõttes. Ja no siin on katsetamise ruumi, on sellel landil palju lihtsalt, kuna no võtame kas või mõne sellise landi. Et kui ma Põhja-Rootsis sellega nüüd püüdsin, siis sellega ma sain kalu, noh mõned võtud otsast minekud olid ka, aga ikkagi pigem, kui ikkagi kala tuli, siis ma sain selle kala kätte. Ja no see lant pakkus palju elamusi ja kala mitte. Nii et ma nüüd kunagi jälle katsetan veel, aga närve rikub see rohkem kui asi väärt on minu jaoks. Nüüd arelantide juurde tagasi tulles, et noh, need on ühed landid, millega ma olen õppinud natukene püüdma, et neid on ujuvaid, neid on uppuvaid, tulevad üsna sügavalt Eesti mõistes, aga see ongi see, et kui on sügavamad augud, ilusad, mõnusad puualused käänukohad, siis sellised vitsidest saab hästi lahedad otsaga tõmmata, siis ta mängib ärevalt ja ta sügavus on selline, et kui kala istub sügavamalt, siis sellega on võimalik saada väga ilusat kala ja sellel landil on nüüd kindel koht minu landikarbis, et mul on kindlad augud, põõsaalused, kus ma tean, et ahah, nüüd on see lant on vaja otsa panna. Ja kuna ma selle landi mängu olen natukene tundma õppinud paremini kui alguses, siis see on toonud tulemust ka. Ja mõnes kohas konkreetselt põhiliselt see lant kala toobki. Probleemiks nad jäävad põhjas igasuguste halvasti nähtavate okste otsa. Ja selle landi kadu on ka suurem, et mul siin on nüüd paar tükki on, aga nagu ma ütlesin, mul on neid olnud veel ja kahjuks on neid põhja jäänud, on jäänud. Nii, Raunsi landid. Et ahah, vahepeal näe, Valdiga on see lugu, et ühe puna-musta Ameerika landiga ma olen kõige rohkem paaliat saanud.
Norras, aga see forelli mõistes hetkel arvesse ei lähe, et tõenäoliselt seal Lapi forelli Paalijärvedes on merikalandid ka omal kohal. Igal juhul Countsi wobblerid, need tulevad ka natuke sügavamalt, mis on muidu probleem olnud, et tal hästi paljud landid pealt on tumedad ja tegelikult neid ei ole nii hästi näha olnud. Ja siis ma olen ise enda valikusse võtnud roosad, siis ma olen võtnud valge ja sellise kollaka seljaga sellised landid, et need on täitsa ägedad landid, et kui nüüd tuleb jälle taime vähem, vesi on tegelikult see hooaeg ka nüüd tuleb 2020 tuleb kõrge vesi, siis need landid kindlasti toimivad väga hästi. Mis on jälle huvitav, kui vanemal variandil on konksud natukene suuremad, siis vaatan, katsun väga fookusesse saada. Nii, et siis uutel on need konksud tegelikult pisikesed. Kui me paneme nüüd siia Rando Tuisu landi kõrvale, siis konksu suurus on ikka hoopis midagi muud. Ja midagi pole parata, kui kala tuleb suurema konksu otsa, siis ta seal paremini kinni püsib ka. Ja wobbleril lõpetuseks minu lemmikud. Ehk siis ilmselgelt minu lemmik number 1 on see lant. Sellega ma olen väga palju kala saanud. Ja selle landiga nii, et seda Rando ei tee enam, see kunagi vanast ajast, tegelikult mis ikka vanast ajast, 2 või 3 aastat, mis tal on olnud. Ehk ma tegelikult sain neid juurde, aga ma tean seda, et neid mõnda aega neid kindlasti ta ei tee. Et tuleb otsida alternatiiviks, no seal on igas lehel, täitsa tavaline pruun võib ka olla mingi pruun hõbeda särguga. Mina ostsin kunagi hallikas rohelise hõbeda särguga, seda täna siin ei ole, sest selle ma jätsin ka viimati ühe rondi otsa. Ja see tõi ka väga hästi kala ja tal on neid pruune lante seal, mis kindlasti on samasuguse toimega. Top 1, millega tegelikult kala saadakse, püütakse, on hõbedane. Et kes hakkab wobbleriga püüdma ja mõtleb, et tahaks mingit wobblerit, siis hõbedane wobbler on see, millest tegelikult, kui on kaasas 2-3 hõbedast wobblerit, siis tegelikult peaks saama kõik püügid tehtud. Et kuigi minul meeldib püüda hämaras hõbedasega ja valgel ajal mina püüan sellega. Et see on selline komplekt. Nüüd ma täitsa pimeda jaoks, Randol on helendavad, need on täitsa natuke valgust peale, pime, tegelikult see helendab, et telefonilambiga saab valguse peale lasta. Siis on mul igasuguseid siniseid, siis on mul oranže, viimase oranži ma käisin lõhet ja merikat püüdmas. Üks jäi mul sinna rondi külge, samasugune oli aga uppuv. Et selle sama landiga ma sain viimati ühe lõhe täitsa landi juurde, toksas ka, otsa ei jäänud, ilus siuke elamus oli. Tegelikult sellistega on võimalik saada merikat hästi ja jõeka teemal kuidagi oranžid ma olen andnud talle vähe aega ka, aga ei ole niimoodi olnud. Ma olen neid laiali jaganud sõpradele, kes Lapimaal käivad kalal ja teisi lante ka, tegelikult mul need Rando Tuisu omasid, ma kujutan ette 10 tükki umbes vähemalt veel, et ma siin mõned olen edasi müünud, osad olen ära jaganud, osad on põhja jäänud. Kalad ei olegi väga palju ära neid viinud, aga näiteks siuke punane, väga kena siuke lant on või siuke, mis ta on siuke lillakas, punakas, mingi toon. Et jälle näeb väga äge välja, huvitaval kombel ma näiteks selle landiga pole väga palju kala saanud. Pole väga palju püüdnud ka tänu sellele. Et siin igasugused särgudega landid Randol on väga head. Et kui keegi vaatab, siis võtta mingisugune suvaline pruun, mis tal hetkel on. Hetkel on 14 €. Vanasti oli 12, mis vanasti eelmine aasta. Et
hõbesäbru peale, 14-eurone lant ja kui ma siin nüüd keegi hakkab püüdma, siis nende wobblerite eelis on see, et nad tulevad pinnast, laisa, rahuliku mänguga, algajatel on neid kindlasti oluliselt lihtsam mängitada. Ja kui nad Petelotto, need pöörlevad landid ka, mida ma enne näitasin, need on pinnast tulevad ja sellise mänguga, nagu mulle meeldib. Ja miks ma hakkasin üldse wobbleritega lõpuks püüdma, on see asi, et Rando tuisulandid tulid ja nad mängivad selliselt, nagu mulle meeldib. Et pinnas, laisalt, rahulikult, nendega on võimalik igasuguseid jõnksusid ja trikke ka teha ja see hakkas tulemust tooma. Et tänu sellele ma hakkasin vaatama, mida teised wobblerid teevad. Sain natukene Arre wobblerite hingeeluga tuttavamaks, natukene Rounce'i omadega. Need ma kunagi testimiseks laenasin, siis nad esimese otsaga väga ei meeldinud. Just sellepärast, et ei olnud neid häid püügisugisi tingimusi. Siis ma ikkagi ostsin endale ka mõned. Tegelikult on täitsa teema olemas. Siis seesama Live Targeti oma, mis on, kui kuskil soodsalt ette jääb, siis tegelikult võiks täitsa mõelda. Woblas oli, ma ei tea, kas praegu ka on. Igasugustest tegelikult, need maksavad üsna palju ja mina hoiaks nendest eemale. Ma pigem ostaks juba ühe Rando lanti natukene kallimalt. Selliste lantidega, neid saab Hiinast kuskil tellida peotäite kaupa. Ma vist ei võtaks neid tasuta ka enam, aga kui kuskilt niimoodi saab, siis miks ka mitte, sest nendega on võimalik püüda. Vat, jälle pikk jutt ja aga vähemalt on wobbleri ülevaade, nüüd sai vist sai tehtud.